täna siis siin lauluväljakul teeme ära talgupäeva eeltalgud, mis lükkavad käima siis selle üle-eestilise talgunädala, mis kulmineerub järgmisel laupäeval 3. mail. Ja talgutööks, nii nagu talgupäeval on palju erinevaid talgutöid, nii ka täna siin on meil siis dirigendi puldi värvimine, siis on siin tammiku aluse riisumine ja veel mõningaid heakorratöid. Ja see on ka selline sümboolne algus ka laulupeoga seonduvatele talgutele. Meil on koos laulupeo korraldajatega üleskutse kõigile eestimaalastele muuhulgas ka kultuuriloolisi paiku hea korrastada, kus paljudest ju tänavu läheb ka tuleteekond läbi, nii et see on selline hea viis, kuidas need kaks suurt üritust omavahel mõnusalt kokku lähevad. Mis on nüüd siis järgmised üritused on, mis nüüd toimuma hakkab peale seda? No lehel, meie veebilehel www.teemeära.ee saab kõiki talguid näha ja hea meel on tõdeda, et see talguhoog on tänavu päris suur olnud, et üle 1500 talgu on sinna juba ülesse pandud. Ja kui lõviosa neist toimub laupäeval 3. mail, siis tegelikult juba otsast need talgud siin käivad, kes on mingil teisel päeval tegemas, nii et tasub silma peal hoida, et tegelikult kaasalöömisvõimalusi on juba sel nädalavahetusel ja ka järgmisel nädalal. Täna te värvite ise üle oma poodiumi, kus te esinema hakkate, et mis tunne see on ka sellist tööd teha? Noh, esiteks, te ole mitte oma, ta on ikkagi meie oma, aga kuidagi praegu kõrvaltvaist tundub ta väga kõrge ja suur. Võite, et laulu peale tundub kuidagi märksa väiksem, kui see suur mass seal ees on. Aga see on selline koht, kuhu minnes tekib alati aukartus. Ja mingi selline väga suur vastutuse koorem, et praegu on seda hea ju võõbata siin rahulikult, aga kui see hetk käes on, kus tuleb minna ja lugu juhatada, siis on hoopis teine tunne. Aga kas see värvimine seda hirmu ära ei võta? Eks ta omasemaks ikka saab. Pärast on hea vaadata, kas tõmbasin õiget triibud igal pool. Et jah, kas ta on ju kuidagi muutunud nagu meie oma asjaks, et see on selgus tore, et natukene korda teha ja värskendada, siis oleks hea tunne minna. Tundedest tekitab see, kui te täna siia koristama tulnud? Väga hea tunde. Ma tunnen ennast tõsiselt kasulikuna üle väga pika aja. Ja ma kujutan ette, et kui suvel tulla siia laulukaare alla laulma, siis on hea vaadata horisondile ja mõelda, et näed, mina olen ka siin oma rehaga kaasa aidanud sellele puhtusele. Et tõesti hea tunne on. Ikka hea tunde, et saab kaasa aidata sellisele fantastilisele platsi heaolule ja hoida seda korras.